Hallo, Andres. Ja praegu kõigil connectib audio, ma mõtlen. Jah, sul. Nii, kas nüüd kuulete? Jaa, nüüd kuuleb. Tere, Mait. Tere, pole ammu näinud. Täpselt, on tore, kui saab tore olema sind kuulda ja veel toredam on sind näha. Ja et hoopis teisel alal, siin veel kui rahvas ei ole lülitatud, ma ei tea, kas teised kuulevad, siis kurioosumina saan rääkida, et aastal 1974, kui ma veel tegelesin füüsikumis Lundis, siis külastasime Barsebäki tuumajaama enne kui see avati ja käisime katlas seal sügaval, ronisime treppidest alla professor Sten von Frieseni juhatusel ja pärast oli meil üks oivaline Rootsi laud tehtud paremate söökide ja jookidega ja terve Barsebäki juhtkond maandus helikoptriga ja võttis meid vastu seal. Ja nüüd see avati siis 75 ja see on juba kinni pandud ja lammutatakse praegu. Nii et see on tore kuulata jälle algust selle peale. Ja sa, Mait, võib-olla tead, et Tõivelem Kivitkas Rootsist, kes juhatas ju tuumajaama väljaspool Stockholmit, ma ei tea, kuidas ta tervis täna on. Tema oli ju selle delegatsiooni juht, kes Eestis seal Paldiskis, kui nad selle nagu sulgesid. Aha. Nii et meil on päris palju oma inimesi ja ütleme, Indrek Martinson, me seltsivend, sai ju Sten von Frieseni järgi professuuri Lundis. No vot, meil on kõvad traditsioonid. Jah. Nii, aga ma näen nüüd siin väga palju inimesi, õigemini ma näen, Andres, peale sinu ma näen palju nimesid. Kas julgustan kõiki enda videoid sisse lülitama, sellepärast siis on toredam rääkida, kui me üksteist näeme. Niikuinii viimasel ajal ei ole palju võimalust üksteist näost näkku näha. Et kõik kalad akvaariumis ja kes siin on, võtke julgust kokku ja ilmutage end. Nii. Tere, Mihkel. Okei, Mark, aga kas sa juhatad selle sisse või? Tundub, et ma pean ennast ise sisse juhatama, et ma siis teen seda niimoodi, et... Nii on andeks, ma olin juhataja poolt unmuted. Okei. Ühesõnaga, väga rõõm näha, et meid siin nii palju on tulnud. Alustame siis selle semestri Tallinna koonduse viimase kõne koosolekuga. Olude sunnil oleme Zoomis. Meie tänane esineja on seltsi vilistlane Mait Müntel, tunnustatud ettevõtja, tunnustatud füüsik. Ja täna kuuleme miskit, mis ma arvan on kombinatsioon sellest kahest ettevõtlusest ja füüsikast. Nimelt on siis Mait asutanud ettevõtte Fermi Energia, mis soovib rajada Eestisse tuumajaama. Ja tuumajaama ehitamine kindlasti on olnud aktuaalne mingitel aegadel ja kahtlemata kerkib üles veel. Nii et täna ma loodan, et siis saame küsimusi, mis põhjustel me sellest räägime ja mis väljavaadet Eestil üldse on. Ja julgustan siis kõiki ka, nagu Mait soovis, et kuna ekraani niisama vahtida on igav, et kui kellelgi on mingi mõte, küsimus, siis hüppaku täitsa julgelt vahel ja andku meile mõista, et oleme interaktiivsed ühe sõnaga. Aga sulle sõna. Jah, aitäh. Need seltsi kõnekoosolekud, kui nad on ruumis, siis selle teeb väga toredaks see, kui inimesed küsivad küsimusi ja tegelikult siis areneb diskussioon, mis on palju huvitavam kui lihtsalt üks ettekanne, nii et ma julgustan teid kõiki vahele köhima ja sellesse teksti chatti küsimusi küsima ja siis Mark peab neil silma peal ja küsib või katkestab mind, kui vaja.
Jah, ma siis ütlen ka paar sõna enda kohta, et ma hariduselt olen tuumafüüsik või tegelikult teoreetiline füüsik, töötasin KBFis ja CERNis päris tükk aega, vist 9 aastat ja siis pärast Higgsi bosoni avastamist hakkasin tegema ettevõtlusega ja koos Otiga ja koos Andresega, kes on siin kõnes, asutasin Lingvisti. Ja nüüd olen seda juhtinud 7 aastat ja 2 aastat tagasi kaasasutasin Fermi Energia ja nüüd sellest juttu tulebki, et miks me selle Fermi Energia asutasime ja kuhu me tahame sellega välja jõuda. Ja pealkirjastanud olen ma selle ettekande natukene provokatiivselt, kas Eesti vajab 3. tuumajaama. Ma ei tea, kui palju inimesi teab tegelikult, et Eestis on juba 2 tuumajaama. Jah, Andres Koern kindlasti teab. Aga kas te teate ka seda, et see pilt, mis siin on, selle slide-decki peal, on ka tuumajaam. See on lihtsalt selline, nagu tuumajaamad hakkavad tulevikus välja nägema. Praegu ei ole sellist veel ehitatud, aga sellised disainid on. Ja see tuumajaam, mis on Paldiskis, näeb välja siis selline. See on ülevalt vaade ja siis selles pikas hoones ühe tuumajaama katuselt vaade. See on tegelikult 2 reaktorit, üks on ühes otsas, teine teises otsas. Nad on enam-vähem sellise suurusega nagu tänapäeva väiksed moodulreaktorid hakkavad olema. Mõned on suuremad, mõned on väiksemad. Aga nagu näete, selline ta praegu seal Paldiskis välja näeb. Ja tegemist on allveelaeva õppereaktoritega, mis töötasid. Enam ei tööta. Kui Nõukogude Liit lahkus, siis valati nad betooni ja nüüd on nad seal nii kaua seisnud. Ja lähiaastatel hakatakse seda tegelikult nüüd lõppladestama. Vabandust, me näeme vist valet ekraani. Millist ekraani te näete? Seda, kus on kõik slaidid. Te näete valet slaidi. Stop share, new share. Okei. Ma panen siis õiged slaidid. Okei. Väga hea, et sa seda ütlesid. Niimoodi. Nii. Share screen. Kas te nüüd näete Paldiski tuumajaama? Ja, minule ilmus. Ja. Okei. Ma olen päris kindel, et ma seda enne ka jagasin, aga tundub, et jätkuvalt näete seda sama. Ja, Paldiskist on pilt. Okei. Tundub, et Zoom tahtis mind üle kavaldada. No nii, aga nüüd natuke lähema sellele, et miks see tuumajaama teema on praegu tõusnud aktuaalseks. Siin on Põhja-Euroopa kaart ja siin on näha hulka elektrijaamu, mis lähevad lähiajal kinni. Need on üsna palju, et Saksamaal läheb kinni 6 tuumajaama ja 20 kivisöejaama. Eestis sisuliselt põlevkivijaam läheb kinni, Soomes läheb tuumajaam kinni, Rootsis läheb paari nädala pärast tuumajaam kinni ja meid veel tagatipuks ühendatakse lahti Venemaa elektrivõrgust 5 aasta pärast. On see Baltikum ühendatakse Euroopa elektrisüsteemiga, mis ühtlasi tähendab seda, et meil on sagedused Venemaaga erinevad ja sealt me elektrit osta ei saa. Ja praegu me sealt tegelikult väga palju ostame. Ja kuna selline olukord on, siis see tähendab seda, et meie piirkonnas hakkavad elektrihinnad tõusma ja elektrist jääb nii või naa puudu. Kui me mõtleme selle peale, et
aga äkki Rootsist ja Norrast me saame osta, siis tegelikult see elekter, mis on Rootsis ja Norras, see nüüd liigub suure kiirusega Saksamaa ja Inglismaa poole. Siin on mõned suured merekaablid, mis on praegu ehitamises. Ja Eestis tekib tõsine elektrikriis. Selline on siis meie toidulaud elektri mõttes tänapäeval, et umbes pool sellest elektrist tuleb põlevkivijaamast, mis on juba vananenud ja millesse ei ole mõtet investeerida, sellepärast et CO2 hinnad lähevad väga kõrgeks. Impordime me praegu nii Soomest kui Venemaalt, aga Venemaa nüüd kukub ära ja need rohelised elektrid, mis meil on 15% tuuleenergiat ja päikseenergiat ja biomassi ka mingil määral. Aga sisuliselt sellist baaskoormus elektrit tegelikult meil ei ole. Ja on üsna vähe variante. Üks variant on importida Vene gaasi ja ehitada gaasielektrijaamad. Loomulikult see tähendab seda, et CO2 tuleb sellest ka, see CO2 läheb ka maksu alla, aga võib-olla veel ohtlikum on see, et need riigid, kes ostavad Venemaalt gaasi, nad on paratamatult poliitiliselt sõltuvad. Ja see ei ole päris see, mida me teha tahame. Impordi mõttes Venemaa desünkroniseeritakse Baltikumist, õigemini vastupidi, Baltikum desünkroniseeritakse Venemaast ja tegelikult meie lähinaabritel ei ole meile väga palju elektrit importida. Ja tuul ja päikene on siin kandis ka, mitte just kõige igapäevasemad. Seega on variant mõelda uue tehnoloogia tuumareaktorite peale, mida kutsutakse moodulreaktoriteks. Niimoodi. Ja sellised näevad uue tehnoloogia reaktorid välja. Hoopis teistsugused, kui te oleksite võinud arvata piltidelt, mida te olete näinud varem. Need on kõik arendusjärgus. Võib-olla siin ei ole ühtegi sellist, mida Eesti päriselt kaaluks. Võib-olla on see Oklo elektrijaam, mis on nagu väike metsamaja. See on päris väikese võimsusega. See ilmselt ei ole variant. Siin on mõned huvitavad reaktorid nagu see Open 100, millegipärast on see linna keskkond ehitatud. See on tegelikult open source tuumareaktor. Ja siis on natukene kolmanda põlvkonna pluss tehnoloogia peal GE Hitachi elektrijaam. Aga neid tegelikult selliseid elektrijaamasid, uusi tehnoloogiaid on praegu arenduses umbes 50. Niimoodi, et valikuvariante on. Ja need kõik on enam-vähem sellises arengustaadiumis, et neid litsenseeritakse. Litsenseerimised, esimesed litsenseeritud elektrijaamad, litsentsid saadakse ilmselt kuskil 2025 ja võib-olla esimesed elektrijaamad ehitatakse 2027. Aga selleks, et Eestil oleks võimalus neid ehitada, me peame juba praegu selle peale mõtlema. Ja see, mille pärast me nende peale mõtleme, on peamiselt 3 asja. Et tänapäeva tuumaelekter on ohutu, ta on ka väga roheline ja see, mis ta teeb majanduslikult üldse mõeldavaks, on see, et ta on ökonoomne. Ja nüüd iga nende asja kohta on üks slaid. Siin on üks slaid selle kohta, kui ohutu siis võrreldes teiste elektrijaamadega tegelikult tuumaelekter on. Ja see pilt nüüd tegelikult näitab elektrijaamu, mis on hulka vanema põlvkonna elektrijaamad. Sellepärast, et uute elektrijaamade statistilist infot lihtsalt veel ei ole, sest neid ei ole veel ehitatud. Aga mis siit graafiku pealt paistab, et
et kõik fossiilsed kütused, pruun süsi ja gaas, need on tegelikult märksa suuremate surmade arvuga. Siin enamus sellest surmade arvust tegelikult tuleb õhusaastest. Aga ka on õnnetusi, et kaevandustes on õnnetusi ja siin on välja toodud 2 tuumajaama märki. See ülemine on võttes arvesse Tšernobõli õnnetuse ja alumine on ilma siis Tšernobõli õnnetuseta. Ja siin tegelikult näiteks hüdroelektri puhul on ka vist välja jäetud see Hiina suur õnnetus, mis toimus 75. aastal. Nii et ja on tegelikult tähelepanuväärne, et see ohutuse statistika on vanade elektrijaamade põhjal, aga need uued elektrijaamad on disainitud veel märksa ohutumaks. Eelkõige sellepärast, et nad on väiksemad ja neil on hulka eeliseid võrreldes vanade tehnoloogiatega. Kõige olulisem nendest on see, et nad on disainitud kui passiivsed ohutussüsteemid. See tähendab, et inimene ei pea sekkuma. Et seni, kuni lihtsalt füüsika toimib, seni nad on turvalised. Ja ma võin lihtsalt tuua mõne näite, et näiteks on vedelsoolareaktorid. See kütus on lahustunud soola sees, uraani aatomid on tuuma sees, selle vedela soola sees ja kui nüüd reaktor hakkab üle kuumenema, siis see sool paisub. See on lihtsalt füüsikaline protsess, et kui sa asju soojendad, siis need paisuvad, mis ühtlasi tähendab, et uraani osakesed lähevad üksteisest kaugemale ja reaktsioon väheneb. Et seni, kuni selline füüsika kehtib, seni selline turvasüsteem töötab. Aga on ka teistsuguseid turvasüsteeme, mis põhinevad näiteks gravitatsioonil. Gravitatsiooni ei saa välja lülitada. Kuna nad on väiksemad, siis osadel elektrijaamadel on selline veesärk ümber, mis võimaldab nende jahutamist. Päris suurte elektrijaamadega on seda palju raskem teha, et seal peavad olema aktiivsed pumbad ja siis, kui pumbad ei tööta, siis võib reaktori tuum üle kuumeneda. Ja eriti just vedelsoolareaktorite puhul on see, et see reaktor töötab sisuliselt atmosfääri rõhul. Ja see on väga suur vahe, sellepärast, et konventsionaalsed tuumajaamad, surveveereaktorid näiteks või GVA-reaktorid, seal on väga suur rõhk ja selle suure rõhu tõttu peavad olema hästi tugevad konstruktsioonid ja torud. Aga kui see on atmosfääri rõhul, siis kõik need torustikud ja need lähevad palju väiksemaks, mis tõttu läheb ka tuumajaam palju odavamaks. Ja siia üks nagu võrdluse moment juurde, et praegu kõik elektrijaamad kokku, tuumaelektrijaamad kokku, mis on töötanud maailmas, on töötanud umbes 20 000 aastat. Ja selle 20 000 aasta jooksul on siis olnud Tšernobõli õnnetus ja see Fukushima õnnetus. Aga need uued moodulreaktorid, neid disainitakse sellise ohutusparameetriga, et südamiku kahjustavaid õnnetusi, selle tõenäosus on kord 10 või 100 miljoni aasta jooksul. Nii et see on nagu tuhandeid kordi ohutum. Aga ka juba tegelikult need vanad reaktorid võrreldes teiste elektritootmise viisidega on üsna mõistliku ohutusega. See teine põhjus, miks kaaluda tuumaelektrit, et on ilmselgelt roheline CO2 emissiooni mõttes. Et loomulikult kivisüsi ja gaas, need on väga CO2 väga suure eritusega. Aga kuigi tuumaenergia iseenesest CO2 ei genereeri, siis tegelikult selle ehitamiseks betoon ja
muud ehitusega kaasnevad tegelused tegelikult kulutavad fossiilkütust ja sealt tuleb ka nende see CO2 määr. Üks näide veel, et kui sa mõtled, kui palju on vaja kütust, näiteks siis, kui sa saad selle kütuse tuumaenergiast, see on umbes terveks sinu elu jaoks piisab ühest nagu näpu otsatäie suurusest tuumakütusest. Kui sa mõtled, kui palju on sul vaja kütust näiteks kivisöe näol terveks enda elu jaoks, siis see on umbes üks rongi täis kivisütt. Nii et see massivahe on päris katastroofiline. Ja loomulikult sellega kaasneb ka siis reostus. Ja kui me nüüd tõstame selle kivisöe ja gaasi kõrvale CO2 pärast ja vaatame lihtsalt, et mis muud alternatiivid on päike, hüdro ja tuul, siis tegelikult ka seal on materjali koguse mõttes tuumaelekter võtab märksa vähem materjali kui teised. Päikesepaneelide puhul on üsna suur osakaal tegelikult raskemetallidel, mis on ka ohtlikud. Ja eks aeg näitab, kui suureks see probleem kasvab. Sulle esitati vahepeal selline küsimus, et milline on kulu kvalifitseeritud personalile? Milline kulu on kvalifitseeritud personalile? Kui me räägime sellisest tuumajaamast, sellisest modulaarsest tuumajaamast, siis personali hulk on seal umbes 100 inimest. Et võib umbes ette kujutada, mis on 100 inimese palk. Selline mitte just väga suure ettevõtte palgafond. Ma ei tea, kas see vastus rahuldas? Ütlen veel korra, et inimesed võite vabalt ise ka küsida, ei pea chati kirjutama. Ja, aga kirjutage chati või siis küsige ise, peaasi, et te küsite. No nii, aga see, mis võimaldab nüüd üldse mõelda tuumaenergia peale, on tegelikult ökonoomika. Et põhimõtteliselt me võime võrrelda ökonoomikat, siin on nüüd levelized cost of electricity, see tähendab siis kogu selle elektrijaama elutsükkel, selle ehitamine, kütusekulu ja näete, siin on tuumaenergia ja tuumaenergia pikaajaliselt on tuumaenergia päris üks odavamatest. Ja kui me võime mõelda, et tuuleelekter on peaaegu tasuta käes, siis tegelikult see päris nii ei ole, sellepärast et need on päris suured konstruktsioonid ja eriti kui need viia elektri tarbimisest kaugemale kuskile merre, siis need elektrikaablid, mis selleks tuleb ehitada, maksavad peaaegu sama palju kui need tuulejaamad ise. Et sõltuvalt eri riikidest, kuidas need riiklikud poliitikad on tuuleenergia üsna erineva hinnaga. Ja need hinnad, mis siin on tuumaenergia osas, on tegelikult ikkagi mõeldud vanal tehnoloogial põhinevatele tuumajaamadele. Need moodulreaktorid sihivad hinda kuskil $40 megavatt-tunni kohta, mis teeb nad ilmselgelt odavamaks kui gaas, kivisüsi ja ka teised taastuvenergiaallikad ja see ongi põhimõtteliselt see põhjus, kuidas uus tuumatehnoloogia saab turule tulla. Et tuumatehnoloogial nende õnnetuste tõttu ei ole nii hea maine, et poliitikud julgeksid seda doteerida. Pigem on isegi vastupidi, et mõndades riikides, kuna tuumaenergia on piisavalt ökonoomne, siis on kehtestatud sellel maks näiteks Hispaanias.
oli ka küsimus, et kas tuumajäätmete, ohtlike jäätmete ladestamine on juba sinna sisse arvutatud selle maksumuse juurde? Jah, siia on nagu kogu see elutsükkel sisse arvustatud. Ja no tegelikult, kui sa nüüd mõtled selle peale, et kui palju kulub sul tuumakütust terve eluaja jooksul, siis on üks näpuotsa täis. Et tegelikult need mahud võrreldes kõige muu fossiilsete kütustega on ikka imeväikesed. No nii, see peamine põhjus, miks praegu vanal tehnoloogial ei ole ehitatud tuumajaamu, on tegelikult nagu kaks põhjust. Üks on see, et on olnud minevikus õnnetused, Tšernobõli õnnetus ja siis Fukushima õnnetus, aga ka nendel tuumajaamadel on olnud üsna suur hind. Et näiteks Olkiluoto tuumajaam, mis nüüd Soomes valmib, selle kogu hind on olnud 10 miljardit. Aga need väiksed tuumajaamad sihitakse selgelt 10 korda odavamad ja see hind tuleb sellest, et nad on lihtsalt väiksemad, nad on passiivsed ohutussüsteemid ja see tehnoloogia võimaldab neil lihtsalt hinnaga turule tulla. Ja iseäranis sellepärast, et kui te nüüd vaatate CO2 kvooti, siis niimoodi on see kasvanud viimastel aastatel. Praegu koroona tingimustes on jäänud see natukene toppama, aga põhimõtteliselt see jätkub kasvu sellepärast, et Euroopa on seadnud sihiks jõuda CO2 neutraalseks 30 aasta pärast ja praegu praktiliselt 85% energiast tuleb tegelikult fossiilsetest kütustest. Ehk siis see 85% energiaallikaid tuleb tegelikult 30 aasta jooksul välja vahetada. Ja sealt on väga raske leida mingisugust muud varianti peale tuumaelektri, et seda võimalik oleks teha. Kanada näiteks mõned päevad tagasi teatas, et nemad kehtestavad juba 10 aasta pärast hinna, mis on $170 tonni CO2 kohta, mis siis tähendab 110 eurot. Kui see nüüd arvutada elektri hinnaks, siis sisuliselt paljalt CO2 on juba see hind. CO2 hind on juba see hind, mida uue põlvkonna tuumajaamad lubavad. Nii et see teeb absoluutselt fossiilsed kütused konkurentsivõimetuks sellel turul. Ja nüüd selle plaani juurde, et mida Eestis võiks vaja olla, see energiavajadus, mis praegu Eestis puudu on umbes 2-4 moodulreaktorit, sõltuvad sellest siis palju me naabritelt saame või palju naabritele ise müüme. Praegu seda tehnoloogiat ei ole veel valitud, asukohta pole veel valitud, on küll mitmed vallad on huvitatud ja räägivad sellest, aga otsuseid ei ole veel tehtud ja nende otsuste tegemiseni läheb veel päris palju aega, sellepärast et on vaja teha päris palju uuringuid. Aga neid uuringuid on vaja teha täna, et me saaks teha otsuseid 10 aasta pärast. Praegu on 50 arendusjärgus uue põlvkonna reaktorit. Esimesed nendest saavad valmis võib-olla 2027. Ja et me oleks valmis sellel hetkel mingisuguseid otsuseid tegema, siis on Fermi Energia teinud endale sellise plaani, et nüüd oleme 2 aastat teinud uuringuid, igasuguseid turuanalüüse, sotsioloogilist mõju, kompetentse, tehnoloogiaid, kütusetsükleid ja nii edasi. On jaanuaris selle aasta alguses presenteerisime me ühel konverentsil teostatavusanalüüsi, aga need uuringud lähevad järjest põhjalikumaks ja kui need uuringud on tehtud, siis jõuame me järgmisse faasi, mille eesmärk on leida asukoht ja valida tehnoloogia. Seal tuleb ka hulka uuringuid, enne kui üldse mingit põhimõttelist otsust saab teha. Et ilmselt selle põhimõttelise otsuse saab teha võib-olla aastal 2026 ja siis, kui see on tehtud,
siis saab alles hakata nagu rääkima tegelikult tuumajaama ehitamisest. Aga me praegu... Ma küsiks selle ehituse kohta, et seal on märksõnad projekteerimine, hanked, ehitus, finantseerimine. Aga kui sa nüüd natuke laiemalt seletaks, siis mis see Eesti-poolne võimekus tegelikult on? Et me kõik inimesed, kes mõistavad tuumareaktsioone, kes on võimalik seda paberi peal joonestama, seda hoonestut, mis võimekus meil nagu selle jaoks üldse tegelikult täna juba olemas on? See on väga-väga hea küsimus. See üks põhjus ka, miks need uue põlvkonna tuumajaamad on odavamad, on see, et nad planeeritakse modulaarsetena niimoodi, et iga tuumajaam ei ole isemoodi loom, nagu praegu maailmas on, enam-vähem kõik tuumajaamad on isemoodi loomad, vaid et nad tehakse valmis tehases, nad on standardsed ja need tuuakse kohale, et põhimõtteliselt see reaktori kõige keerulisem osa, reaktori tuum, selle suurus nüüd erinevatel disainidel on erinev, aga see on seal kuskil suurusjärgus 100 tonni või mõndadel väiksematel võib-olla 20 tonni, see, mis mahub tegelikult ühe rekka peale ära. Ja ilmselt seda ehitada saaks kohalikud ehitusettevõtted, aga kuidas see nüüd nagu päriselt toimima hakkab, sellest me oleme veel päris kaugel tegelikult. Loomulikult me seda uurime, aga sisuliselt on meil vaja teha enne 5 aastat tööd, et üldse põhimõtteline otsus langetada, kas seda on mõistlik ehitada või mitte. Ja loomulikult see peab olema nagu valitsuse tasemel otsus. Tuli ka veel üks küsimus poliitilise tahte kohta. Ja kuidas see teie see poliitiline tahe, kuidas see teie ajakavaga suhestub? Suur osa sellest tuumajaama projektist ongi tegelikult ka avalikkusele selgitamine, poliitikutele selgitamine, mis variandid meil on, kas meil üldse on mingisuguseid teisi variante. Ja see, et poliitikud võtavad seda tõsiselt, näitab asjaolu, et siin umbes paar nädalat või 6 aega tagasi Jüri Ratas tegi tuumaenergia komisjoni. Ja loomulikult seda komisjoni on vaja selleks, et välja töötada tuumaenergia seadus, mida praegu ei ole, et luua regulaator, kes vaatab regulatsiooni järgi, et kõik oleks tehtud nii, nagu peab. Ja selle kompetentsi ülesehitamine võtab üsna palju aega. Olgu, sa ütlesid, et Eesti alles alustas, aga tegelikult oli siin küsimus, et kes üleüldiselt läänemaailmas ja Euroopas täna nende moodulreaktorite juhtiv vedaja on, juhtiv teadur? Mis riik siis? Kummalisel kombel see ongi nagu välja kujunenud praegu niimoodi, et Eestit peetakse kõige arenenumaks projektiks Euroopas. Ja siin mõned päevad tagasi oli Rootsi Aktuaalses Kaameras oli uudis, kus Vattenfall sõlmis lepingu Fermi Energiaga, et see oli selline, nad tõid seda esile kui enda suurt saavutust. Fermi Energia siis, kas te tegelete igapäevaselt, kas te siis ongi kasvatate seda valmisolekut, mingisugust võimekust või te tegelete ka lobismiga natuke kuskitel koridorides? Ma näitan seda, kes on tegelikult Fermi kaasasutajad ja kes sellega praegu tööd teevad. Et siin on 7 inimest ja 5 doktorit, 2 magistrit. Ma arvan, et mitmekordsed magistrid tegelikult. Kalev on tegevjuht. Ta on tegelikult juhtinud MTÜ-d Eesti tuumajaam umbes 10 aastat. Ja Sandor Liive, ma arvan, et tema ei vaja ka tutvustamist. Ta on olnud Eesti Energia juht sisuliselt 10 aastat. Ja see teised inimesed, Merja, Henri, Marti, Kaspar, nemad olid kunagi siis, kui Eesti Energia mõtles tuumajaama ehitamist umbes, ma arvan, et see oli 2007, siis
ta tegi programmi ja saatis Eesti tudengid välismaale õppima. Ja siis Merja, Henri, Marti ja Kaspar õppisid Rootsis tuumaenergeetikat ja praegu tegelikult on töötanud erinevates tuumaenergiafirmades ja neil on kõigil väga spetsiifilised ekspertiisid. Näiteks Merja on Rootsi tuumatehnoloogia keskuse direktor, Henri vastutab selle Fennovaima tuumajaama lepingute ja varustuse eest ehitamise eest praegu. Marti on, nüüd tuli just Eestisse, on KBFis vanemteadur ja töötanud Vattenfallis ja KTH-s ja Kaspar on tuumaohutusekspert. Nii et seda kompetentsi tegelikult praegu siin on päris palju, aga selleks, et nüüd Eesti saaks päriselt endale ehitada tuumajaama, loomulikult seda kompetentsi vaja juurde luua, mis tähendab ka, et Fermi koostöös riigiga peab looma uutele tudengitele stipendiumid ja võimaluse neid koolitada Rootsis ja Soomes. Vabandust, ma küsiks ka käest, et eelmise slaidi peal oli juttu sellest tuumakütuse tsüklist ja üks selline suur kriitika, mida ma olen kuulnud ja võib-olla see on pigem müüt, aga ma ootaks hea meelega sinu selgitus sellele on see, et selle tuumakütusest pärast kasutamist, et seda lahti saamine ei ole keeruline asi, et seda pole kuhugi panna ja et see jääb väga-väga kauaks radioaktiivseks ja sellega tegelemine on üks nii kallis lõbu, et see nullib kogu selle odava tuumajaama elektri ära. Et äkki sa kommenteerid seda pigem müüti siis vist, aga nii-öelda argumenti, mis vahepeal tuuakse? See on väga hea küsimus. Ma tegin mõned lisaslaidid selle kohta. Et ma vaatan, kerin siin natukene edasi. Jäätmed, no näed. See võib-olla ei ole ka väga laialdaselt teadaolev fakt, et looduses on ise toimivaid tuumareaktoreid olnud. Gabonis, Oklas oli tuumareaktor, mis töötas 1,7 miljardit aastat tagasi. Seal oli uraanimaardla ja kui see uraanimaardla kattus veega, siis seal hakkas töötama tuumareaktsioon. Seni kuni see maardla läks nii kuumaks, et vesi auras ära, siis ta jäi seisma. See avastati niimoodi, et see uraani isotoopide osakaal oli väiksem, kui ta mujal maardlates on. Ja esialgu arvati, et seal on toimunud mingi tuumapommi jaoks tuumarikastamine. Aga tegelikult siis leiti, et see on täiesti looduslik protsess ja see protsess iseenesest näitab, et sisuliselt see demonstreerib, et tuumajäätmete lõppladestus on pinnases võimalik. See, kuidas see tänapäeval tegelikult töötab, on, et kõigepealt on vaheladustamine, kus lastakse tuumakütus jahtuda, seisab seal aastaid, aga nagu näete, siin ta ei ole nagu superohtlik, et inimesed võivad seda vaatamas käia. Ja pärast seda pannakse seda maa alla. Pannakse kapslistesse, kui ta on piisavalt jahtunud ja sügavale maa alla, et põhimõtteliselt selline lõppladestamise protseduur tuleb ette võtta nende Vene sõjaväe Paldiski tuumareaktoritega. Aga need, kes tahavad ekskursioonil käia tuumajaama ladestuskohas, võivad sõita Olkiluotosse. Seal tegelikult saate rahulikult kõndida sellesse tuumajaama ladustuskohta. See ei ole üldsegi nii ohtlik. Ja paljudes kohtades neid tuumajäätmeid isegi ei ladestata lõplikult, sellepärast et sisuliselt praeguse tuumajaama kütus või ära põlenud kütus, see on tegelikult kasutatav teistsugustes tuumajaamades. Et enamus nendest praegustest tuumareaktoritest kulutab üsna väikese protsendi sellest energiast, mis sealt võimalik kätte saada on. Nii et põhimõtteliselt võib käsitleda ka
tuumakütust või seda tuumajäätmeid kui järgmise põlvkonna tuumareaktorite kütust. Mait, see küsimus veel jäätmete kohta, et ma saan aru, et teoreetiliselt ja tehniliselt on see kõik võimalik. Küsimus on ka selles, et kas tänane avalik arvamus seda toetab või milline see on nii Euroopas kui ka globaalselt. Ma saan aru, et väga paljud riigid enam ei taha kuuldagi isegi ja avalikkus tuumajäätmete transpordist oma riigi kaudu rääkimata ladestamisest, et see on nagu koera raibe, mida visatakse üle oma aia teise naabri juurde, aga naabri võtta jälle vastu. Et kuidas see seis siis nagu praegu tuumajäätmete ladestamisega on ja kuivõrd oleks võimalik nagu näiteks praegu neid Paldiski jäätmeid kuskil tegelikult ära anda, kui seda homme tahaks ära anda kuhugi? No see riigihanke projekt käib praegu Paldiski tuumajaama lõppladestamise osas. Aga jah, ta on peamiselt avaliku arvamuse probleem selles mõttes, et neid näiteid, kus seda saab maal ladustada niimoodi, et inimestele ta mingisugust ohtu ei oma, et need piirmäärad, nagu ka siin slaidi peal on kirjas, riskimäärad on ikkagi väga väikesed. Mis on tuumakütuse puhul erinev võib-olla nagu keemilistest jäätmetest on see, et seda on väga kerge detekteerida, et kui midagi juhtub, siis mõne molekuli või mõne aatomi lagunemise järgi saab teada seda praktiliselt kohe teisel pool maakera. Ja see tehnoloogia täpsus, et seda on võimalik hästi väikeste koguste põhjal avastada, see tekitab sellise mulje, et neid jäätmeid pidi hästi palju olema, aga tegelikult on see täpselt vastupidine, et iga väiksemgi leke on kuskilt nähtav selle detekteerimise võimekuse tõttu. No mul on lihtsalt isiklik kogemus, kuna 10 aasta taguselt veel natuke rohkem, 15 aasta taguselt, kui me tegime steriliseerimisjaama siia, mis praegu töötab, siis oli nagu selge nõue, et siis tuuma või uraani või koobalti tarnija pidi garanteerima selle kasutatud koobalti elementide tagasivõtmise. Muidu ei lubatud üldse seda ka Eesti riiki tuua. Et kas selles osas on mingid muutusi olemas või on? Ma ei ole sellest väga kompetentne rääkima, et jah, no kindlasti on Fermi meeskonnas inimesi, kes seda jäätmete asja väga hästi valdavad, näiteks Merja. Aga ma pean siin võib-olla jääma vastuse võlgu ja küsima Merjalt üle. Jah, selge. Kui kellegi küsimusi ei ole, siis ma viskaks veel õhku, et kui ma vaatan seda tuumaenergia ümber käivat debatti, siis mul on selline hüpotees, et mitte ainult tuumaenergia puhul, ka just teiste tehnoloogiliste asjade puhul, minu enda uurimisvaldkonnas põllumajandus, näiteks aretustehnikate puhul teaduse tippsaavutuste kasutamine, on väga suur osa vastusest tuleb sellisest hirmust, mis inimestel on ja see hirm on enamasti teadmustuse vastu. See teadmatus tuleb ilmselt sellest, et kusagil siis ütleme siis sedasi, et keskkooliprogrammis on nõrgalt läbitud need füüsika, keemia, bioloogia ained, millest tekib ka selline nii-öelda vastureaktsioon igasugustele asjadele, tundmatutele asjadele, mis tunduvad keerulised, ohtlikud ja üleüldse parem mitte tegeleda. Ja see on selline asi, millega ühe ettevõtte väikse meeskonna, aga ka teistes valdkondades on see sama probleem, nagu ma räägin, on väga raske nagu võidelda, et kui ma näen nagu Eestil riigi rolli, siis ma arvan, et rohkemgi kui võib-olla selle tuumajaama jaoks mingisuguste lubade ja rahade andmine oleks oluline see, et hariduspoliitikas adresseeritakse neid lünku, milles selliste inimestel hirmud tekivad. Ka vaktsiinivastasus tõenäoliselt tuleb samast umbes kohast, ja ilma seda probleemi lahendamata on demokraatlikus riigis minu meelest väga raske nagu midagi ette võtta, kui inimesed ei saa aru ja ei taha seda. Et kuidas sa kommenteerid seda ja kas tõesti on mõelnud ka,
mida teie ära saate teha selle nagu sellise probleemi lahendamiseks. Ma saan aru, et see loeg, mida sa praegu meile siin pead vestlus, on ka võib-olla üks osa selliste asjadega tegelemisest, aga on ju ainult nii palju nii-öelda vestlusõhtut, kui sa jõuad korraldada. Jah, see on väga hea küsimus, et see sisuliselt see esimesed kuni selle ajani 2026, kus riik teoreetiliselt saab teha põhimõttelise otsuse. Eks see aeg nagu kulubki avalikuks diskussiooniks ja inimeste harimise peale. Fermi annab välja ühe raamatu nüüd järgmise aasta alguses. See on nagu üks võimalus inimeste teadlikkust tõsta. Aga see aspekt, mis sa välja tõid, et kui inimesed kardavad, kui inimesed ei tea, siis nad kardavad, see täpselt nii on. Et ma tooks paralleeli siin sellega, et kui te mäletate 20 aastat tagasi, võib-olla isegi vähem 15 aastat tagasi, kui tulid mobiiltelefonid, siis paljud inimesed levitasid teooriat ja nagu tõsiselt kartsid, et sul ei peaks olema mobiiltelefoni sellepärast, et see kiirgab ja sul tekib vähk. Ja sama jutt käis Wi-Fi bokside kohta. Ja praegu võib-olla keegi isegi enam ei mäleta, et sellist hirmujuttu aeti. Ja loomulikult, kui me nüüd ennast ei harja, me ei tea, mis see elektromagnetkiirgus teeb, siis me võimegi loobuda internetist ja kõigest sellest, mis praegu defineerib meid kui 21. sajandi inimesed. Ja kindlasti tuumaenergia on samasugune asi, et kui me ennast ei hari, siis ma ei tea, mis võimalused meil on. Et selline pilt on, kust praegu tuleb energia. See must asi on fossiilne kütus. Ja selle juures ikkagi peaks siis mainima ka seda, et seal kas arvestatakse autokütust, ma eeldan. Jah, siin on et see kõik, nagu mitte ainult tuleks elektrienergia. ikkagi eraldada seda, et tuumakütuse osakaalu ei saa võtta diisliga, mis läheb autokütuseks. Ja, aga sa oled tähele pannud, et maailmas toimuvad ka selles osas muutused, et elektriautod tulevad turule ja paljudes riikides, näiteks Inglismaal keelatakse fossiilkütusel autode müük alates 2030, võib-olla see oli isegi varem. Ja põhimõtteliselt, kui elektriautod tulevad turule, siis muutuvad nad osaks elektrienergia sellest arvestusest. Tesla plaan on vist jõuda maailmas 10% turuosani 2023 autotööstuses üldse. Et see tegelikult tähendab seda, et ka transpordisektoris vaheldub fossiilkütus elektri vastu välja. Ja loomulikult sellel ei ole mõtet siis, kui meil on elektriautod, aga me põletame kivisütt kuskil. Siis see ei päästa meie loodust. Ja nii ta on. Siiski, mis on see, et siit nüüd tehniliselt jälle võttes, siis minu teada Eesti elektrivõrk ei peaks on nagu kohati on ta veidi nõrk, et kogu Eesti sõidaks elektri pealt ja õhtul paneks ennast laadima. No praegu küll, jah. Tehniliselt kõlab see nagu, selles mõttes, ei ta ongi juba õige jutt on, selles mõttes ongi nii, et ta lähebki elektri peale ja raudtee elektrifitseerimine tuleb nüüd 2025 või natuke ennem tegelikult aga nagu see on nagu hoomamatu, mis nagu elektrivõrgus peab tänaseks muutuma ja kui palju peab raha sinna alla panema, et saaks sellist asja lubada, et kogu Eesti sõidab selle elektriautodega ja seda õhtuti kodus laeb. Jah, no kõige suurem probleem on siiski praegu elektri tootmisega. Et kui sa siit seda pildi pealt vaatad, siis fossiilsete kütuste osakaal on väga suur ja nüüd me tahaksime sellest fossiilsest kütusest tulla CO2 nulli. Siin on see joon, mis peaks juhtuma. Siin on see pilt isegi tuleb nulli 2070, aga
meil räägitakse eesmärgist, et 2050, väga agressiivne. Ja väga vajalik ka. Küsin selliselt jälle natuke tehnilisemalt, et tuumaelektrijaama turutingimustes maha koormamine, kui kiiresti see saab käia ja millise minimaalse võimsuseni, mis on see teie planeeritava tuumaelektrijaama baasvõimsus, alla mille nii-öelda ei ole võimalik seda tuumajaama käitada? No on erinevad tuumajaama disainid ja kuna neid ei ole praegu veel valitud, nad ei ole ka litsenseeritud, siis me veel ei tea, millised võimalused on. Aga neid disainitakse niimoodi, et nad oleksid üsna dünaamilised. Näiteks Terrestrial Energy disain on selline, et nad on ka vedelsoola-reaktor ja vedelsool on sisuliselt energiasalvesti, et see töötab kuskil seal 700, selle soolatemperatuur on kuskil 700 kraadi ja kui võrgus elektrit vaja ei ole, siis soojendatakse seda soola ja elektrit sellest ei tehta. Siis kui elektrivõrgus seda vaja on, siis võetakse soojust sealt välja. Et tänu sellisele mahutavusele sisuliselt see vedelsool töötab nagu patarei ja see teeb need tuumaelektrijaamad veel märksa ökonoomsemaks. Kui sa küsid, kui kiiresti neid on võimalik käima panna ja sulgeda, siis peaks ka seda järgi vaatama. Aga nad on eri jaamadel on need üsna erinevad. Nad kindlasti ei ole nii suured kui praegustel konventsiaalsetel elektrijaamadel. Kui gaasijaam läheb veerand tunniga maksimumvõimsusel käima, siis kas tuumajaam suudab seda ületada või sama taset saada vähemalt? Ei, seda kindlasti mitte veerand tunniga kindlasti. Aga teine nüüd siit, et ka jälle, et kui Paldiskisse planeeritakse pumphüdrojaama, siis kaks asja, et kuidas me siis Paldiskisse seda tuumajäädet siis plaanime ladestada. Ja teine on siis, et kui me rajame, ma eeldan siis, et 300 megavatti on ühe nagu ploki võimsus, kui ma olen kuskilt kuulnud seda. Ja 300 megavatti on ühe ploki võimsus nagu suurusjärgus. Nimivõimsus, jah. Siis Paldiskisse nüüd me planeerime 2 kuni 4 plokki, mis kataks kogu Eesti tarbimise ära. Paldiskisse paneme 500 megavatti nimivõimsusega pumphüdrojaama. Siis me lõpuks mõtleme nagu paar aastat tagasi eksportivaks maaks, kuid kuhu selle energia paneme, on minu küsimus. Ma arvan, et me räägime natukene kahest erinevast asjast, et need pumphüdroelektrijaamad, mis sinna planeeritakse, need ei ole suuremahulise energia salvestamise jaoks. Need aitavad reguleerida sellist päevaseid kõikumisi, mitte nagu oluliselt pikemaid. Ja see, et praegu seal hakatakse demonteerima seda vana tuumajaama, ei tähenda seda, et seda Paldiskisse ladustatakse. Samuti ei tähenda see ka seda, et uue tuumajaama koht võiks olla Paldiskis, et neid asukoha uuringuid, asukoha valikut ei ole tegelikult veel tehtud. Ilmselt Paldiskit uuritakse ka kui ühte võimalust, aga see ei ole kindlasti nagu ainukene, et seal on ilmselt vaadatakse umbes 10 kohta. Nii, Mait, aga ma tean, et sul on vähema kui poole tunni pärast vist uus kohtumine, et ma arvan, et võtame hea meelega võib-olla veel mõned viimased küsimused, et vahepeal tuli küsimus, et kuidas Fermi energiat finantseeritakse? See on ka päris hea küsimus, et me finantseerime seda üsna samamoodi nagu finantseeritakse startup'e, et alguses me panime ise sinna raha sisse, siis me oleme tõstnud umbes 500 000 nii-öelda ingelinvestoritelt ja mingil hetkel järgmise aasta alguses me tõstame uuesti raha ja siis ilmselt võimaldame ka inimestel ühisrahastuse kaudu osaleda selles projektis. Ja
on päris hulka investorid, kes on sellest huvitatud. Eesti rikkamad inimesed on ümberkaudsed firmad või need, kellele elektrienergiat kindlasti vaja on ja siis, kui me jõuame ehitamise järku, siis praeguseks on tegelikult juba allkirjastatud memorandum of agreement'id või koostööprotokollid nende piirkondlike Soome-Rootsi elektrifirmadega. Et nagu ma siin enne mainisin, Rootsi, see Vattenfall rääkis Rootsi Aktuaalses Kaameras sellest, et kuivõrd uhked nad selle üle on. Et see toimub niimoodi rahastamine sammude kaupa kuni ehitamiseni. Järgmine suurem samm on siis Fermi jaoks? Järgmise samm on järgmise aasta alguses tõsta investorilt, et mõned miljonid, vist suurusjärgus 2-3 miljonit, et teha järgmisi uuringuid. Ja osa sellest on ilmselt ka ühisrahastusprogramm, mida veel välja ei saa öelda, aga küll te siis sellest kuulete kuskil natuke aja pärast. Selge, nii kas kellegi on veel küsimusi, mõni pakiline? Mul see inimeste kompetentsi teema, et ma olen seda nii mõneltki poolt kuulnud, kui on räägitud tuumaelektrijaama rajamisest, siis need inimesed, kes füüsiliselt peavad selle lõpuks tööle hakkama, nagu see kompetents tuleb kuskilt sisse osta ja Eesti peab suutma selle ka ise rajada, sest muidu see ei ole jätkusuutlik ja ei ole nagu, kus ma ütlen, inimeste palgal hoidmine on niivõrd kulukas selles mõttes, et ma ütlen, inimesele, kes peab seal nagu jaamas koha peal olema ja opereerima ja tegema, siis tema palk kindlasti nüüd ei ole täna Eesti keskmine palk, vaid võib-olla see on 4 korda, 5 korda kõrgem tänu sellele teadmisele, mis me peame välisriigist sisse ostma ja 100 inimest tööle võtta. Need 100 inimest ei ole kõik tuumatehnoloogia eksperdid, et seal on üsna suur osa sellest on üsna konventsionaalsed töötajad, aga vaatan, kas ma leian kiiresti, võib-olla kiiresti siit ei leia. Ja siis... Põhimõtteliselt on Fermil koostöös riigiga kavas koolitada umbes 30 inimest nendes Rootsi tuumatehnoloogiaga seotud ülikoolides, aga ka praegu me loome Eestisse vastavat kompetentsi. Martti Jeltsov on praegu KBFis, aga tulevad õppekavad ka koostöös Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga. Nii et põhimõtteliselt see 10 aastat, mis meil praegu on, see ongi nagu selle kompetentsi loomiseks ja see on nagu üks sellest ettevalmistustegevusest. Nii, aga paistab, et rohkem meil küsimusi hetkel ei ole. On sul endal veel, Mait, mõni asi, mis kiirelt tahad veel mainida, mida me peaksime teadma antud temaatikast? Üks asi tegelikult, mis ma unustasin mainida selle küsimuse juures, et mis on tuumajäätmete ladustamise ohtlikkus. Et ma tahtsin tuua siia ühe näite kõrvale, et mis te arvate, kui palju on tuumapomme lõhatud tuumapommi testimise käigus selle aja jooksul? See on umbes 2000 tuumapommi ja enamus nendest tuumapommidest on lõhatud siin Nevada kõrbes, mis on linnulennult võib-olla 150 kilomeetrit Nevadast. Et kui te siin Google Mapsis sisse zoomite, siis te näete hulka selliseid kraatreid. Et
kindlasti see hea ei ole, mingil hetkel see keelati ära maa peal tuumapommide testimine. Aga inimesed, kes on seal kõrval elanud, praegused ladestamise tingimused on kindlasti miljoneid kordi paremad kui see, mis seal juhtus 50-ndatel ja 60-ndatel. Et seda ei saa võrrelda nende ladustamistingimustega, mis on praegu kavas. Kas need slaidid, mida sa oled näitanud, kas need on meil tagantjärgi kättesaadavad? Ma võin neid hea meelega teha tagantjärgi kättesaadavaks. Teeme siis niimoodi, et Mait saab näiteks mulle või Kornile ja siis saadame auvilistana Kornile, et kuidagi edasi näiteks. Nii, aga mina tõmbaks sellega, ma arvan, täna meie otsad kokku. Tänan sind, Mait, et sa meile selle ülevaate andsid asjadest. Sellega tõmbame üldse kokku siis kogu meie selle semestri kõnekoosolekute sarja. Ka järgmine semester kavatseme korraldada kõnekoosolekut iga nädal. Kõik on sinna loomulikult oodatud. Ja mis jääb muud soovida kui rahulikku jõuluaega ja head uut aastat kõigile saabuvat. Teile kõigile aitäh, et te tulite ja kindlasti te kuulete sellest teemast veel lähema 10 aasta jooksul. Nägemist. Nägemist, aitäh. Aitäh, Mait, nägemist. Nägemist.